teemaga alustab tegelikult Toomas Kiltsi. Tere taas ja rõõm on näha, et kuigi olete töötanud juba päris mitmeid tunde, on saalis päris tublisti rahvast. Pole viga. Lõpp on lähedal ja isegi ootan suure huviga siit ühte ettekannet, mida Rivo Noor kõiv hakkab siis kohe peale seda teemat meile rääkima. Meie pannas on 6500 inimest ja julgen väita, et meil on siin 6500 väga erilist inimest oma vajadustega, ehk väga eriliste vajadustega, ehk erivajadustega. Ja samamoodi suurusjärgus 1500 noort last ja ma loodan, et ka neil kõigil on oma väga erilised vajadused. Et kindlasti ei ole ühegi õppeasutuse ega ühegi kasvatuse eesmärk see, et toota inimesi, kes nagu Pink Floydi laulus sobituvad kõik ilusti nagu telliskivid müürikesse, on täpselt ühesuguse mõtlemisega, ühesuguse käitumisega. Vaid kogu protsessi eesmärk on tegelikult kasvatada häid, ühiskonda hästi sobituvaid, loovaid noori, kes viivad meie elu edasi. Et olen enda seesmiselt mõelnud, et kuidas seda mudelit mõtestada ja kui müür on nagu väga vale võrdlus, siis võib-olla ma mõtleks seda mudelit kui ühte head jalgpallimeeskonda, kus kõik võistlejad või sportlased teavad täpselt, mida teha, nad on vastavalt koolitatud, nad sobivad täpselt mustrisse ja kogu see loogika ja ülesehitus toob lõpuks meeskonnale võidu, mis siis selle mudeli puhul võiks olla siis homo sapiensi võit pikas perspektiivis ehk meie elu säilimine maal heas kvaliteedis. Kuid paratamatult on ka, nagu me teame, on hulk inimesi, hulk noori, kes tegelikult kokkulepitud mustritesse hästi ei sobi ja selge on see, et need inimesed vajavad abi. Oleme vallas mõelnud, et kuidas tegutseda situatsioonis, kus tegelikult nõudlus kasvab, ehk siis nende noorte inimeste arv tegelikult kasvab ajas, mitte ei kahane, kuid samas teine pool, ehk siis pakkumine teenuste näol on jäänud kas samale tasemele heal juhul või isegi suhtarvuna kahanenud. Et kuidas tuua siis olukord, kus häid spetsialiste tegelikult on äärmiselt raske leida, luua olukord, kus nad siiski on saadaval, nad on hästi koormatud, kindlasti ka hästi makstud ja nende poolt osutatavad teenused on kõigile abivajavatele kättesaadavad. Et tekib süsteem, kus need spetsialistid ka omavahel saavad igapäevaselt suhelda, vahetada informatsiooni, kas siis nende laste kohta või pakkuda kas või õlatunnet ja sellist tuge, mis on ka tihti sellisel alal töötades väga vaja. Ehk siis saada kinnitust ja julgustust ka oma tegevuste õigsusele. Umbes 2 aastat tagasi tekkis mõte luua tugikeskus. Pean täna küll tunnistama, et see 2 aastat on olnud ütleme üsna pikk küpsemisprotsess. Täna on see tugikeskus meil küll paberil loodud, kuid ju teame hästi, et ega sisulist tegevust tänasel hetkel veel ei toimu. Olen ka püüdnud anda hinnangut sellele protsessile, et on ta nüüd väga kole aeglane olnud või kuidas seda hinnata, et see 2 aastat on läinud. Ja olen enda lohutuseks nagu jõudnud selle seisukohale, et tõenäoliselt, kui ühel hetkel see keskus käivitub ka reaalselt, siis seda küpsem tegelikult ja läbimõeldum tema tegevus on, seda paremini oleme me valmis koheselt tegutsema hakkama ja sellisel juhul see paar aastat ehk ei ole nagu liiga suur viivitus. Selles protsessis tunnistan üles, et ei ole ma olnud veduriks, vaid pigem innukaks vaguniks, kes on protsessiga kursis olnud ja püüdnud natuke ka julgustada kaasa aidata, kui veduriks kahtlemata selle tugikeskuse käivitamisel on olnud meie haridusjuhid ja valla vaates kindlasti Anu Kirsman, kes on innukalt seda protsessi püüdnud edasi juhtida. Ja siinkohal ma lõpetaksin ja paluksin Anul jätkata. Tule siia, innukas veel. Kas vahepeal peab plaksutama? Ei pea, see läheb niimoodi sujuvalt. Tõsi see on, et me oleme seda protsessi pikka aega
proovinud juhtida, käivitada, et oma osa on siin ka selles, et on vahepeal olnud poliitiliselt teistsuguseid olukordi ja uued inimesed vajavad jälle uusi selgitusaegu ja tänu sellele see on lihtsalt niimoodi läinud. Ja mingi tõuge on siin ka sellest, et vahepeal on ka riiklikul tasandil toimunud olulisi muudatusi, kus on jõutud arusaamiseni ka mujal Eestis, et see on õige tee. Aga siinkohal ma kirjutasin täiesti välja selle osa, et see mõte ei sündinud ei minu peas, ei Urmase peas ega ka mitte Moonika Salu peas, vaid tegelikult sai see idee ikkagi väga pikaajaliselt läbi arutatud Kuusalu vallavolikogu hariduse ja noorsootöö komisjoni istungitel, ka lausa 3 korral protokollis, võite üle lugeda. Me tegime ühised ringkäigud haridusjuhtidega Tartusse ja Pärnusse, analoogsetesse keskustesse. Siis toimus asutamisotsuse vastuvõtmine ja ka põhimäärust on 2 korda juba kehtestatud, et viimasel korral sellest siis natuke muudetud kujul, aga põhiolemuselt tegelikult idee on jäänud samaks. Ja kuigi Urmas Kirtsi natukene puudutas neid üldarvusid ka, siis ma tooksin välja sellest, et tegelikult võib-olla võib tunduda, et see on nagu hästi väike osa, kelle jaoks me pingutame. Aga iga inimene on ja iga laps on meile väga suur varandus ja kõik on tegelikult väga olulised ja tegelikult selle erivajadusega lapse käitumine võib mõjutada kogu kogukonna toimimist. Ja lihtsalt sellepärast me näemegi, et sellise läbi keskuse toimimise me saame parandada nii lapse, lapsevanema kui kogukonna toimimist. Et protsendid on natukene ümardatud täisarvuteks, et pärast võite uurida. Et keskuse nimeks on siis kunagi saanud Kuusalu hariduse tugikeskus ja nimi ei riku meest, aga tegelikult sisu on läinud suuremaks. Et sisu ei ole enam seotud ainult haridusega ja sellest slaidilt on siin võimalik vaadata, et võib-olla mis on sellised olulisemad punktid, mis väljastpoolt või asutused annavad sisendit selle keskuse tööle. Ja siin järgmises slaidil on siis pigem see, et kuidas siis keskus, milliseid väljundeid võiks ta jagada. Ja tegelikult siin ei ole kindlasti mitte kõiki nooli esindatud, mis võiks veel olla ja võib-olla mõni on lisandatud väga sellise loodusrikka, tõesti nagu tulevikulootusena, aga üldiselt, et selline võiks olla see teenustulk, aga kindlasti võiks olla palju rohkem. Ja kui keegi nüüd küsib haridustehnoloogia, et sellest ei ole nagu selles vaatevinklis võib-olla räägitud, siis tegelikult lasteaedade ühtse haridustehnoloogia kujundajana tegelikult me oleme sellest eelnevalt rääkinud. Et kõik ei ole võib-olla tõesti päris nii kohe tulemas, aga loodame ja võib-olla tuleb midagi rohkemat veel. Ja kuna siin on viimasel ajal räägitud palju lühikesest plaanist ja pikast plaanist, siis sellise lähiaja tegevuskavana oleme me teinud sellise enda jaoks pidepunktid, et lühikese plaanina näeme siis, et keskus on töötajatega komplekteeritud ikkagi selle aasta jooksul. Keskuse ruumid on korrastatud sügiseks ja keskuse ruumid saavad olema tervise keskuse 2. korrusel. Aga seal on staabiruum, sest põhiosana me näeme ikkagi, et töö toimub ikkagi haridusasutustes koha peal. Ja nüüd tuleb selline liides sellele asjale, millest me võib-olla 2 aastat tagasi ei julgenudki mõelda, aga milleni me nüüd oleme selle 2 aasta jooksul jõudnud, et rehabilitatsiooniteenuse pakkumine
on muutunud ka meie jaoks võimalikuks, sest kui me vaatame nüüd viimast punkti pilootprojektist osalemisega, kus läbi riigi enda jõudmisele samasse kohta, kus meie oleme mõelnud, kus riik toob välja olulisuse pakkuda abivajava lapse jaoks teenust ühest kohast, ühest uksest, ühe plaani alusel, leiame me, et on oluline tuua see teenus siia koha peale, selle keskuse alla. Ja tänu sellele proovime me tugikeskuse juurde liita, ma julgen välja öelda nüüd ikkagi Papaveri nime, kes tuleks meile koha peale teenust osutama, aga sellest räägib Eevi Vilgats juba järgmise ettekandena. Et saab see siis olema mis iganes koostöövorm, aga praegu oleme me täiesti sellel teel, et lastele oleks võimalik teenust saada koha peale. Ja hindamise osa on meile eelkokkulepped, et koha peale tuleb rajaleidja. Et selline on meie isegi võib-olla lühike plaan. Ja kõik see saab vormistatud siis pilootprojektis osalemise läbi, kus me loodame, et me osutume valituks. Eelkokkulepped on, no see on natuke liialt öeldud, aga eelläbirääkimisi on peetud ja 7 omavalitsust riigist on välja valitud. 7 omavalitsusega on eelläbirääkimised. Ja mis on siis selle kogu mõtte aluseks? Nii-öelda pikas vaates on see, et abivajav laps ja pere saab ühtse juhtumikorraldusega hinnatud ja vajalikke teenuseid ühest kohast. Nüüd järgmise pika plaani mõtted tulenevad meie sellest tugikeskuse üldisest plaanist, et tugispetsialistid teevad koostööd veelgi rohkem. Asutused teevad omavahel rohkem koostööd ja ressursid saavad optimaalsema kasutusele. Ja tegelikult ongi minul praegu kõik. Edasi tuleks räägiks Eevi Vilgats, kes on Papaveri juht. Ja kui on küsimusi, vastan hea meelega. Ka prisikas küsimus. See eripedagoog on sellest tugikeskuste süsteemist sihiteadlikult välja jäetud? Ei ole, see on lihtsalt eripedagoog ei ole välja jäetud sihilikult. Okay. Ma mõtlesin, et ta on jäetud lihtsalt koolide juurde, aga ta konsultandile peaks... konsultandile ja kõik need nooled on niimoodi tinglikult, et tegelikult see üks noole väljamine peaks olema ka rehtteenuse, veel tegelusteraaped ja kõik sellised. Okei, siis teine küsimus, kas tugikeskusesse on ligipääsetavus tagatud liikumispuudega inimestele? Ja on sõlmitud, õigemini on eelkokkuleppe ja sõlmimisel leping tervisekeskuse esimesel korrusel oleva ruumiga, kus on ratastooliga juurdepääs. Nii et teisele korrusel ikkagi... Teisele korrusel ei saa, aga esimesel korrusel on ruum ka meie käsutuses. Ja siis oli veel tekkis küsimus, et kas lõpuks on olemas koostöö Rajaleidja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel, kui on rehabilitatsioonivajaduse hindamine, et nad aktsepteerivad siis Rajaleidja hindamist, et saaks riikliku rehabilitatsiooniteenuse rahastusele. See on olnud praegu probleem. Ja mina olen aru saanud, et seda riik tegelikult nüüd tahabki piloteerida, et edaspidi jääks neid plaane vähemaks ja tegelikult ühtse plaani alusel. Ei, plaan küll, aga just see, et hindamine, täiskasvanutel nüüd on see rehabilitatsiooni vajaduse hindamine oma kindla vormi järgi. Lastel praegu ta ei kehti ja tehakse ikkagi rehabilitatsiooniasutuses plaan, aga 2 erinevat plaanitegijad, Rajaleidja ja rehabilitatsiooniasutus. Ma saan aru, et tegelikult riik selle pilootprojekti osas katsetabki erinevaid võimalusi. Eevi võib sellest jätkata, et tegelikult, ega ma päris täpselt sulle ei oska, aga ma arvan, et sinna poole püüeldakse. Et tegelikult see 7 omavalitsust, kellega on eelnevalt läbi räägitud, et nad ei lähe päris kõik ühtse süsteemina,
et natukene varieerub ka ja siis riik teeb oma otsused, kui teeb. Tänan.